Ja minuga on siin Frankfurdi lennujaamas praegu Markus Saarepuu otse Oviedost Spain Openilt, kus tal õnnestus MPO kinni panna. Ja ma mõtlesin, et uurin natuke, et ta räägiks teile ka, et kuidas see tuli ja kuidas see läks. Iseloomustama 3 ringi, mis seal võistlusel mängiti, et millised need sinu jaoks olid? Esimene ring oli kindlasti kõige raskem, et selline esimene võistlusring Oviedos ja ei tundnud seda rada võib-olla nii hästi, et kindlasti oli ka sellised ilmaolud olid sellised raskemad, et esimesed 9 või 10 rada oli sellist tormi rohkem, et vihma tuult. Teised 8 oli väga okei mängida ja siis mängisin +3 sihukeste, kuidas ma ütlen, sihukeste vigadega või sellistega, et aga mis olid kindlasti nagu sellised, lõpuks oli see nagu vastu võetud otsus, millega ma sealt maha tulin, et kui oligi 6, ma teadsin, kuidas ma seda mängin ja et kas ma lähen ründama kuskilt ei lähe. Et teine ring oli väga palju parem, suutsin teha rohkem parandusi, mingid väiksed kettavaliku muudatused, et kuna tuult oli vähem ja päikest rohkem, siis oli ka nauditavam mängida. Ja putt oli väga hea, oli kõigil 3 ringil, seda ma ütlen lihtsalt. Ja ega teise ringi kohta ei olegi väga midagi muud. 3. ring oli kõige parem minu arvates, ma suutsin võtta kõige rohkem birdisid seal. Mängisin kaameratega, väga hea kogemus selles suhtes kindlasti. Ja sealt see võit nagu ka tuli, et täielik enesekindlus oli algusest peale olemas, ei kartnud mitte midagi ja nii ma ära tegin. Aga kui hästi sa raja selgeks said, palju sul treeningringi alla tuli ja kas see oli piisav? Tegime alla siis 4 treeningringi. Esimesed 2 olid sellised väga proovivad või niimoodi, et mitu ketast ja erinevad kettavalikud selles suhtes, et need olid nagu sellised, kuidas ma ütlen, mitme viskeringid siis, mitme putiringid. Teised 2 olid siis, esimene oli paarismäng ja teine oli üksikmäng, kus siis saigi hakata nagu päriselt seda nii-öelda võistlusmindset juba ehitama ja proovima neid erinevaid siis radu läbi mängida niimoodi väikse nagu sõprusvahelise pingega. No enamus ei ole seda rada näinud, on näinud võib-olla parimal juhul rajakaarte, et mis ketteid sa seal kõige rohkem üldse kasutasid, räägi, mida seal viskama peab, nagu, et seal on tegelikult üles-allat hästi palju, eks ju, mida ma võin ise lubada, et on. Et räägi, näita. Jaa, kindlasti üks väga kasutatud ketas oli Discrafti ESP Force, et kuna seal oli, tuult oli ikkagi ja mäest alla viskamist, siis ma otsustasin, et ma viskan Force'i üpris palju, sest et see on hästi ülestabiilne, minul vähemalt see 6 ja ma sain seda igal pool usaldada, ma ei kartnud kordagi, et ta flippaks üle rollerisse midagi sellist ja ma saingi talle nagu julgelt flätti visata eestkäega või tagantkäega, et ei ole mingit probleemi. Siis väga palju kasutasin drive'imisel TGA Quake'i, et just aladelt ja sihukestel par-4 lähenemistel ka, sest et see on ka täpselt sihuke ülestabiilne, mida ma tean, et ma saan väga hästi usaldada Heiserist, Flatist, Anheiserist, mul ei olnudki mingit nagu küsimus selles suhtes, et kas ta võib üle minna või kui tuul tuli, et kas ma peaksin vahetama seda ketast. Ei, ma teadsin täpselt, et kui on sihuke 90 meetrit vise, siis ma viskan lihtsalt Quake'i. Ja kindlasti zone, Discraftid samamoodi, et jällegi siuksed väiksemad lähenemised ala 50-60 meetrit või 70 meetrit, et tundsin ennast mugavalt nii eest kui tagantkäega tuules ja tuulevaikse ilmal ei pidanud üldse kahetsema. Koju sõites Portosse, me läksime teiselt rajalt läbi. Mis viske sa seal zone'iga tegid? Jaa, see oli siis Monte Dogosa rada Santiago de Compostelas ja selle sama zone'iga viskasime 14. rajal topsi 70 meetrit. Ei olnud nagu varem seda rada mänginud ja siis oligi niimoodi lihtsalt, et see raja omanik oli seal parasjagu, siis ma küsisin, et mis viset seal viskama peaks. Ja ta ütles, et tema viskab eestkä Heiserit seal. Siis ma ütlesin, et okei, ma võtan siis zone'i, viskan eestkä Heiserit ja täpselt nii ta läkski täiesti sisse. Ja kuna me olime Tambetiga, me tegime paaris mängu seal, mina Tambet ja sina olid siis Kaareliga ja me olime nagu ees ja pidime ennem viskama ja ma kuulsin seda juttu taga, et mingi tagakäega ei saa, et see läheb nagu, see oli lage rada suhteliselt, läheb nagu õudselt klaidima. Ma panin ikka oma tagaga ära ja hullult klaidis vasakule ära nagu ja siis tulid sina ja see joon oli nii, et no kuule, see läheb ju ja läkski. Ja, et see oli päris hea. Ja seal oli üks päris lahe rada ka, minust see on nagu meie lauluväljaka alla viskamise rada oli, palju see 165 või? 160 mäest alla par 3. Täissa haige ja sa panid selle torrentiga pikaks OBS-e taha. Jah, ma mõtlesin, et kuna seal oli siuke
Eeskäega seal? Jaa, eeskäega viskasin jaa, et seal oli sihuke paremalt vasakule tuul ja siis ma mõtlesin seda, et noh, tagantkäe ta kannab kindlasti ära kuskil, aga ma saan visata eestkäe sihukest flat'i või väikest Anheuserit, et siis ta peaks nagu tagasi tulema sealt. Aga siis, kui nagu nägid lõpuks, et see oli seal 20-25 pikk, siis oli jah, siis seal ta oli. Ja see oli pull rada ja täitsa kokkuvõttes ka, see rada on täitsa, kes satub Hispaaniasse, Oviedos maksab igal juhul läbi mängida see Parque de Purificación, aga ma ütlen Santiago de Compostela, Monte do Gozo oli ta just. Ja. Ma olin seal ka ise esimest korda ja see on nagu uus ja natuke muru veel ei ole nii nagu sisse tallutud, aga väga mõnus ka ja. Suur siuke ikkagi põhiliselt lage siuke muru peal, aga seal on väga kihvtid nagu tunnelid, vahepeal elupuutunnelid olid, neid oli hästi ära kasutatud. Et see oli päris pull. Nii, mis edasi plaanis, mis järgmised võistlused? Edasi plaanis nüüd suurem võistlus tuleb siis aprillis, tuleb Eesti Discgolfi karikasari Kõrvemaal. Innova Baltic Tour tuleb Leedus, tuleb hetkel. See oli vist ka kuskil... Järgmine nädal kohe peale seda Kõrvemaad, jah, täitsa viimastel päevadel aprillis. Siis on Leedus, on Vilniuses ja sealt vaatame edasi, et tahaks kindlasti kõik ED-kellid kaasada MPO divisionis ja eesmärk on ikkagi Eesti meistrivõistlustele peale saada. Väga super, ootan huviga, mis sa edasi suudad ja eks me vahendame, kui sul hästi läheb ikka edasi inimestele. Paneme praegu, vaatame, kas lennuk hakkab ka tulema juba. Davai!